Ma usun, et iga inimene hingab, eks ole, nii või naa. Aga see, kuidas me hingame, see võib olla inimeseti nagu väga-väga erinev, eks ole. Ja kui me ei tee seda teadlikult, siis tahes-tahtmata meil võivad tekkida sellised siis ütleme hingamismustrid, mis ei ole meie jaoks tervislikud. Aga kui me nüüd teadvustame endale oma hingamist, siis me saame nii-öelda kontrollida seda seisundit, et kuidas me millelegi reageerime. Siin võib kindlasti öelda seda, et mida ta teeb, et ta viib psüühikat tasakaalu. Et meie psüühika on loomulikult niisugune ise tasakaalustuv protsess, mis niikuinii püüab ise tasakaalu viia. Aga hingamise puhul on võimalik tegeleda siin nii-öelda piltlikult minevikust mingite draakonitega, võimalik nii-öelda leida mingeid parimaid otsuseid mingiteks kohtadeks, asjadeks, tegeleda ütleme hetkeprobleemidega. See võimaldab maailmas minu jaoks paremini toimida. See on hästi tervendav meetod ja eriti nüüd tänapäeval selle ärevuse ja stressi ja muretsemise vastumürk on see hingamine, et liigne muretsemine, liiga palju mõtteid peas, et kui sa lihtsalt hingad ja keskendud sisse ja välja hingamisele teadlikult, et see võtab selle fooni, muretsemise ärevuse fooni maha ja toob nendest illusioonidest ka välja. Hingamistöö läbi enda mustrite muutmise ja oma uskumuste muutmise on ikkagi väga palju lähemale viinud mind oma nagu selliste tõeliste soovide ja unistuste nagu täitumise teekonnal, et mulle tundub, et see on nagu pidev selline teekond, mida sa muudkui kõnnid ja kõnnid ja kõnnid, aga kõige tähtsam selle juures on, et sa lihtsalt kõnniksid seda. Et see teekonnal olemine on kõige tähtsam, aga hingamine on tõesti mind väga toetanud, et sellel teekonnal nagu püsida, et sellel teekonnal kuidagi iseendana käia. See on kindlasti see, mis hingamine on minuga teinud.